Tervitused sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus ja tervitused. Austust ja armastust. Täna, sõbrad, on ilm tõesti väga ilus. Lapsed on rõõmsad, meie oleme rõõmsad. Oleme 2 päeva talus ühe tööga tegelenud. Te teate, viimati puhastasime Faisali küüsi korralikult. Siis ütlesin teile ka, et teeme konteineri ette varikatuse. 2 päeva oleme varikatusega tegelenud, kuigi tegelikult ei saa öelda 2 päeva. 1 päeva tegelesime, 1 päeva puhkasime. Me teeme sinna varikatust, täna näitan teile seda. Ja mõnede taimede asukohta muudan ka, need paneme paika. Mul on teile üks palve, enne seda ärge tehke mulle liiga. Tehke üks hea tegu, palun toetage mind. Kui te sellele videole meeldimise paneksite, telliksite kanali ja jätaksite kommentaari, oleksid väga tänulik. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge tehke mulle liiga. Nora, tule siia, tütreke, tule siia. Nora, sõbrad, maashallah, tal on kõht väga paiste läinud. Tal sünnib varsti. Mis te arvate, mitu poega tal tuleb? Ootan teie kommentaare. Kes näeb õigesti ära? Kui aeg käes, siis näeme. Loodetavasti mu tütar saab terve ja ilusa sünnituse. Loodetavasti sünnivad meil armsad ja terved lapselapsed. On ju, Noora? Ära väsitan liiga palju. Lasin tal ka minna. Juba pool tundi on möödas. Mõtlesin, las tüdrukuga natuke jalutab ja ringi käib. Ta oli puuris kitsikuses. Täna korraldame ka tema jaoks koha ühte tubadest. Et ta jääb sinna, et ta saaks rahulikult poegida, vend ja oma putsikate eest hoolitseda. Selle korraldame ka minu tütrele, eks ole, Nora. Tule lämme ja vaatame järgi meile lapsi üle. Odin, rahu, Odin, ma ütlen. Alex, ole rahulik. Testan isa, su üllus on imetlusväärne, au sõna. Kas ma lasen su lahti, poiss? Kas ma lasen oma sõbrad lahti? Praegu ma ei lase lahti, sest varsti tuleb Mazlum isa välja. Mazlum, Reina, kus on minu vällis? Asja. Ma just puhastasin puurid ja muu sellise vend. Te teate, et viimati me värvisime neid. Väga ilus jäi. Mõned ütlesid, et katust ei värvinud. Katuse värvin tõenäoliselt valgeks. Vaatame ka selle alumise plaadi üle, vaatame. Meil on spetsiaalne värv olemas. Teeme korda. Odin, kas ma toon su välja, Odin? Kökan, kas ma toon Odini korraks välja? Las see mees tuleb natuke rohkem esile. Vend, sa oled hull. Me lammutame puuri, need 2 ajavad meid hulluks. Kas ma võtan ka Carlost? Ära võta nüüd Carlost. Kas sa tahad, et me paneksime Odini ja Carlost vastamisi? Tõesti, Odin ja Carlos. Võrdleme neid. Poiss, kas sa oled hulluks läinud? Kas sa tead, mis jama sellest tuleb? Mis te sellest arvate? Minu arvates saavad need omavahel hakkama. Saavad hakkama või? Odin ja Carlos. Sa oled vist hulluks läinud. Ausalt, sa oled vist hulluks läinud. Mina hoian Carlost. Ma pean end vist mõne puu külge kinni siduma. Kuule, Carlos veab sind täiesti mööda maad, poiss. Ma ütlen, et ma seon end puu külge. Võta välja, too Farbas välja. Aga ära Asirit lahti lase. Nüüd näen su tõelist koerakasvatust ja oskusi. Vaata. Ei, vaata. Tõuse, lähme. Ei, vien. Nüüd näen sinu tõelist koerakasvatust. Hakkame pihta. Rihm jäi maha, rihm. Ma parem ei puutu seda, eks. Vau, tubli töö, tubli. Oota, las ma panen selle ka kinni. Vaata sa kullagi. Loomad on täiesti segaduses. Kuule, Kökan, too Carlos siia ja vii teda veidi jalutama. Olgu, Alex, rahunema. Vau, mu vend, sa oled tõeline lõvi. Sa teed seda sporti tõesti hästi. Kui sina oleksid olnud, oleksid selle ka mööda lasknud. Poeg, veel. Noorem pole veel vanemast üle kasvanud, tal on veel aega. On küll. Veel ei ole möödas, tal on aega. Jaluta temaga korraks. Oo, sa kullagi. Maashallah Carlosele. Muu minu lõvi. Too. Ma toon ka Aleksi välja, raisk. Oota, Nora. Mu lõvi. Kui sina tema välja tõid, siis mina toon ka Aleksi välja. Oota, Nora, ära mine liiga lähedale. Maashallah, nagu prüssivuul. Oo, Carlos versus Alex. Kumb võidab? Vennas, kuningas on siin, no. Kuningas on seal või? Kuningas. Alex, maashallah minu tütrele. Nagu rakett. Jumala eest. Oppa, poiss, ära venita. Natuke veel ja jalg oleks läinud. Kas ma lase jälle lahti? Kui ma poleks teda ära tõmmanud, oleks ta hammustunud. Mina tõmbasin ka, kas sa ei näinud? Vaata, Aleksi, vaata tema keha ehitust. Türgi parim, maashallah minu tütrele.
maailmas on neid vähe, vaata seda kvaliteeti. Jumal tänatud. Kuule, kas keegi ütleks, et see on naine? Nagu mees, maas alla, tubli tüdruk. kuule, hakkame ka nende meestega trenni tegema. Hakkame ikka. Muide, Marla, ära pane pahaks, et ma nii ütlesin, tüdruk. Oota, Alex. Oota, pole. Sinu kinga ei visatud veel prügikasti, kallis. See on sellepärast, et sa oled nüüd vanaks jäänud. Üks sealt. Oi. Vana hand. Miks sa nutad, Nad ründavad, kas sa ei näe? Kes siis? Mida ta tegi? Ma jäin tema jala alla, ta ründab mind. Hei, mu tütar! Ma ei näinud, poeg, ma vaatan ju ettepoole. Mu jalg on niimoodi siit. Kuidas ma seda näen? Siit ta ründab. Kuidas ma seda näen? Midagi ei juhtunud, eks? Ei, ta ei suutnud seda kinni püüda. Kuidas ma teda näen? Ma vaatan ju teisele poole. Nora, ole korralik. Oota. Tule siia, Alex. Alex, vaata seda, palun. Ei, oota. Kögan, sa tekitasid meile jälle jama, poiss. Mine edasi. Oota. Too, vaata Carlost. Ta jälle lööb kedagi jalaga. Pagan küll, Carlos. Ta jälle lööb kedagi vastu vahtimist. Toossu siia, ma avan selle. Oota, poeg, las ma avan selle. Mine mööda, ole ettevaatlik. Kuule, Alex, no. Ta on nii ebastabiilne. Sa ei tea kunagi, mida ta teeb. Tüdruk, miks sa tagant sisse tulid? Ma ei näinud sind, hulluke. Miks sa ründad, Aleksi? Muidugi, ta nägi, et sa ründasid Marlat. Ta vihastas. Destan, poeg, tulevikus vaatame sind. Valmistu, ma usaldan sind. Kas kuulsid? Kas ilm on palav või? Pani Carlos mind natuke liiga palju higistama. Täna on ilm palav. Kui läheksime mere äärde, saaksime ujuda. On ikka palav, mashallah. Nüüd, pusat, kas sa jälle korraldasid segaduse või? Hull pusat. Kuule, kas lähme varik katuse juurde või võtame kõigepealt masluumid kaasa? Las see saab kõigepealt tehtud. Siis võtame korraks India, sõbrad. Nüüd on seal Nordas väike ala, eks. Seal oli vaja teha väike remonditöö. Me kinnitasime traadi. Köörad olid selle koha hiljuti lõhkunud. Me olime juba ukse valmis teinud. Jah, uks oli ka valmis. Nüüd paneme sinna maslumi ja jokeri. Kuule, rokid panin ka sinna. Nüüd on ta Fõstõgi kutsiigade juures. Viisin ta koos Purahjõe koju. Kodus ajas ta Isabeli hulluks. Isabelil kadus elurõõm. Isabelil sai sellepärast elust villand ja langes depressiooni. Miks? Ta lakkub kogu aeg Isabeli pead. Ronib talle selga. Ajab tüdruku hulluks. Isabel on ju tegelikult rahulik ja arukas tüdruk. Selle panin ka just Fõstõgi poegade juurde. Fõstõgi požad ründasid teda siis. Isabel sai kõik, mis talle osaks sai. Konteineri pani sinna ja põgenes seal urjus. Ta põgeneb igat poolt nagu madu. Igat poolt. Nüüd, Kökan, kas sa võtad jokeri või maslumi? Minu jaoks pole vahet, vend. Kui sul oleks eelistus, näita ka vutsikeid korra. Oota korraks, vii seda natuke ettepoole seda kärut. Beebid, tulge siia! Kus on minu vallikesed? Kus on minu kaunitarid? Kus on minu beebid? Teist on juba suured saanud. Kus on minu kaunikesed? Sõbrad, ma annan ka need pojad kellelegi. Olge kursis. Kõik kolm on tüdrukud. Ma rääkisin printsessi ja Roomeost. Need on printsessi Arese pojad. Ehk siis bokser ja printsess paaritusid, need on nende pojad. Tavaliselt ma ei taha neid üldse ära anda. Meil oli palju puudeid õnd. Meil on teisi kutsikaid ka sellepärast. Need annan ka ära. Võib-olla jätan ühe endale, kui jätan. Jätame selle, vend. Selle, kelle käppade otsad on valged. See pole see siniste silmadega, eks? Vaata, see seal. Selle võiksime endale jätta kohe. Teised annan ma ära, need saavad sama suureks kui printsess, sõbrad. Kui keegi tahab endale võtta, siis Instagramis Taifun Demirci TV, võtke sealt ühendust, mis minu koertega juhtus. Natasha, ma armastan sind. Alati. Näitan ka mõnda kutsikat. Kadeduses tüdruk, mis teiega juhtus? Kas teisele meeldis siin? Koledat. Ulakat. Kökan, siis sina võta jokker. Nüüd ma annan sulle selle raske koera. Vaata, ära lase tal kellegagi tülli minna. Ma võtan siis maslumi. Ahaa, Anatolu lõvi tuli välja. Oh, jumal, milline väärikus. Vaata seda hoiakut, mashallah, minu požale. Mashallah, minu lõvile. Vau, ülluse enda laps. Olla jokeriga väga ettevaatlik, et ta emastele kallale ei läheks. Olla jokeriga väga ettevaatlik. Joker!
mu tüdruk, sa oled tõeline lõvi. Need kõik tead on masinad. Masinad. Tule. proovime neid kõigepealt Mazlumiga. Paneme nad kõrvuti, kas nad veel kaklevad, seda me ei tea. Me pole kindlad. Nojah, eks me saame teada, kui läheme. Tule. Oot, tule Mazlum. Mine boš. Issand jumal. Aga teiste inimeste emased koerad on rahulikud ja targad, aga kõik minu omad on uvakad. Muide, te ütlesite, et pane Tede kinni. Eile kõik. Eelmises Sepa videos läksid kõik hulluks. Panin teda kanade juurde, sõbrad. Meie aiaulakas laps ka. Pead temaga lihtsalt leppima. Tal pole halba kavatsust. Ta on koer. Väga armukade ka. Ta on oma peremehele väga truu. Ärge öelge Tedele midagi. ta ei lahkunud kordagi mu kõrvalt. Mitte kordagi ei lahkunud ta mu juurest. Millal? Hommikust õhtuni. Kuule nüüd Tede. Omanikule väga kiindunud koer. Dobermannid. Kuule, saksa lamba koer. Dobermann, Asie. Eriti Asiel on näiteks kukur. Jälgige neid alati videotes. Nad käivad mul alati kaasas. Nad on oma omanikule väga kiindunud ja armukadedad. Sellepärast. Kas saite aru? Tede, aga mõnikord näeb ta ka natuke liiale. Olgu. Las ta kasvab veel natuke, Tede on ju alles laps. 1-aastane koer, las ta kasvab veel natuke. Pärast seda rahuneb ta maha. Jokker. Oo, Maras. Oota, kas ma võrdlen Mazlumit Marasiga? Tule siia. Vaata seda hoiakut. Allah. Maras või Mazlum bänd? Mida te ütlete? Marasi keha on nagu masin. Mazlumi enesekindlus on ka väga kõva. Näed sa Mazlumi, vaata. Ta tuleb aeglaselt niimoodi, vaata. Aeglaselt, vaata. Vaata. Vaadake neid. Need on Anatoolia lõvid. Anatoolia. Mashallah teile. Tšütter, ära isegi mõtle Mazlumile kallale minna. Ära tee sellist viga. Tule siia. Joker. Kas viin su ujuma, Joker? Üks hetk. Peaasi, et tšütter äkki rünnakud ei teeks. Mazlum endal on küll armas välimus, aga kui ta vihastab, siis on asi väga halb. Kuule Asie, ära mine nende koerte lähedale. Ole nüüd tark. Vend, kui kedagi pole. Teda pole nähagi. Kust ta tuli? Ta käib ju iga koera sabas ringi. Nüüd vaadake, sõbrad. Siia paneme Mazlumi ja Jokeri mõlemad koos. Oota nüüd. Kökhan, laseme kõigepealt neil kahel omavahel vastamisi minna. Kui me nad lahti laseme, siis ärgu nad kakleksid. Edaspidi jäävad Mazlum ja tema siia. Kõigepealt lasen Mazlumi lahti, eks? Mazlum, jookse! Nüüd lase Joker lahti. Lase lahti. Selles peale on Mazlumi ja Jokeri uus koht siin. Hiljuti panime Natasha, Toni ja Kaplan siia kinni. Vend, see ei võtnud isegi tundigi, kõik põgenesid, hüppasid üle traadi, hüppasid ustest välja, Kaplan lõhkus traadinurgast lahti. Siia paneme ka mõned targad koerad, neile peame aga betoonist maja ehitama, et nad kuhugi ei põgeneks. Joker, tule. Tule siia. Tule siia. Mulle meeldib see. Lähme mere äärde, vend. Me kõik oleme kuumaks läinud. Ausalt, ilm on tulikuum, sõbrad. See pole nalja asi. Aga me lähme mere äärde. Ma ütlesin talle eelmine kord, et lähme mere äärde. Ta ütles, et ei, mis meil meres teha on, jääme haigeks. Aga järgmisel päeval sadas vihma. Olgu. See päev polnudki nii palav. Poeg, palav oli, ikka palav. Me pidime mere äärde minema. Oleksime korralikult ujumas käinud. Mis te arvate, kas teie arvates oli hea, et Mazlum ja Joker siin olid? Minu arvates oli hea, vend. Siin on ka ruumi. Kui me anname neile toitu eraldi, siis nad ei tülitse. Las nad siis hängivad siin ka. Ma tõmbasin need meelega taha. Nad hauguvad väga palju. Kuna nad hauguvad, proovime neid siin natuke. Nüüd lähme korraks välja. Kas sobib? Oota, las ma silitan korraks Mazlumit. Mazlum. Poiss, kus sa oled, Mazlum? Kas sa mäletad seda Kökanit? Kas sa mäletad Bjokanit? Mazlum. Seni ısırıyordu abi. Mazlum. Mazlum ongi polegi ustav, ta polegi mees. Me päästsime Mazlumi nii palju viletsusest. See tõbras üritab meid rünnata. Hea küll, Mazlum. Väga suur näitleja, väga. Jookse, vaatame. Minu lõvi. Mashallah sulle. Anatoolia lõvi. Ma annaksin su eest liik. Hakkame siit minema, vaatame, mis saab. Ooda, ma avan ukse ka. Nüüd vaatame, jälgime siin natuke. Las nad jäävad siia, sõbrad.
Loodetavasti nad ei tülitse. kui nad ei tülitse, siis jäävad nad siia. Carlos, nägus Carlos. too ka Hector kaasa, las ta käib meiega ringi. kes? Vanaisa polegi siin. täna ta pole jalutamas käinud. Las ta teeb täna ka oma jalutuskäigu ära. pane reem talle keela. vaata, seal on kett. võta see ka ja too siia. Lähme varikatuse juurde, näitame ka seda kohta. Carlos papa teeb ühe jalutuskäigu, Hector papa teeb täna ühe jalutuskäigu. Las ta teeb ühe korraliku jalutuskäigu. kas sa võtad Carlose keti? kuule, sa tulid ju alati, tule nüüd ka. ta ei tule, ta ei taha oma rihma anda. kas ta tahab anda? Las ta siis korraldab selle ära, tulge sõbrad. nüüd ma näitan teile, mida uut me tegema hakkame. nagu te teate, pole me veel sellele väljaseltskonnale lahendust leidnud. uusi puure me ikka ei tee. me kasutame seda, mis meil olemas on, teeme selle ilusamaks. kui sa küsid, mis lahenduse me leidsime, siis ma tahan nüüd ka Carlost aeda lasta. selleks pean ma Marasi ja Apollot nende kohalt ära võtma. Maras, Apollo, Ares, Sky. Ei toi olla isas ka ära. Escobari panen siia. Sky panime ka siia. Skyga siin asi ei õnnestunud, sõbrad. kui küsite, mis juhtus, siis Sky üritas neid alumisi traate kasutada riputina ja proovis neid suuga katki teha. Sky sellesse puuri ei tule, see lihtsalt ei toimi. aga keegi ei hakka talle kallale minema. pead tegema midagi plekist või millestki tugevast, et ta seda katki ei teeks. me tegime talle nii palju ruumi, seekord proovis ta neid kohti oma suuga lahti rebida. seal on see keskmine osa, siia olime me igasugust kola ja prügi kuhjanud. selle puhastame ära, siia teeme ukse. näiteks kui ma viin õuekamba ehk teised koerad jalutama, siis Asie, Natasha, Karam, Maram, need paneme siia tuppa. siia teeme ukse. Skyle ka, vend, siia teeme ukse. ta jääb siia, uksele tuleb plekki kuni ukse keskosani, et ta seda ei lõhuks. Skyl pole muud lahendust, ta üritab kõikjal lõhkuda. ta üritab oma suuga kõike puruks rebida. ta tegi meile palju muret. sellepärast, Sky poiss, sa jääd siia, Sky. kas viin Sky ära? Kökan, kas ma toon Sky välja? aga vaata, ole ettevaatlik Hectori suhtes. poiss, miks sa rihma süüa üritad? Hulluke, oota. tal on selline komme, et ta tahab rihma süüa, sõbrad. vaata, ole ettevaatlik, mine natuke eemale. mine natuke eemale. mul on Sky, aevasõbrad, Sky tõmbab nagu hull, vend. peatu korraks, vaata Hectori juurde. Hector! Hectoril ei lähe see üldse korda. Hector on tõeline mees. Tal pole kaklust ega lärmi vastu huvi. Nägid ju? Oleks kõik ainult sellised. Tule, lähme ja viime nad vaikselt ringi jalutama. Ja lähme ka sinna kohta. Näitame neile ka varjualuse juures olevat kohta. Peatu. Vaata, Sky otsib ka kohe tüli. Vaata nüüd. Sky kõige vähem lemmikoer on Ares. Lähen vaatan Aresi juurde. ei, sina ja Ares olete parimad sõbrad. Olle tark, ta jäi jälle temasse kinni, vaata. Ta ründab, hull Sky. Oota, rahulikult, peatu poiss. Peatu poiss, oota. Oota. Seda ka. Nüüd vaata, Apollo on seal. Selle koha peal. Teeme sellele täna katuse, sõbrad. Apollo ja Maras toome siia. Las ma laotan selle koha kivid korralikult laiali. Pärast seda jäävad nad siia. Nüüd lähme vaatame varjualust. Köhan, sina ära üles mine, ma lähen ise. Hector jäägu alla. Vaata, meie varjualun on selline. See pole veel valmis. See jäi maast natuke kõrgeks. Selle kõrgus on umbes 2,50. Me tegime selle 4 meetri pikkuseks. Peal on need katused. Kes selle nurga ära sõi, poiss? Katuse nurga või? No kuulge, poisid, kas see on Faisali töö või? Ta on paneeli nurga ära närinud. Ausalt, need ajavad mind hulluks. Need katused lähevad varikkatuse peale, sõbrad. Lähme nüüd sisse, vaatame üle. Tule, Sky. Ei, Nora. Oota. Ja siis tegime ette sooni. Et vihp sinna läheks. Laseme selle koha kinni panna. Vaata, Sky. Siin ei lahti. Siin uksega oli natuke probleeme. See tekitas meile raskusi. Sinna meil oli plekki. Me ei parandanud plekki ära. Plekki värvisime ka mustaks, et see puhtam välja näeks. Selle esiküljele tehakse täna ka renne. Paigaldame renne. Pärast seda paigaldame siia katused.
teen siit eespoolt üks pilt, et kõik hästi näha oleks. ja pärast seda, kui katused on paigas, saab sellest ilus varjualune suletud ala, sõbrad. Seda oli meil vaja. Ma tahtsin, et siin oleks puhas, sest ma hakkan siia korda looma. Töö pole veel valmis, olgu meil katus. Siin tehakse veel korda, kõik nipet-näpet asjad tehakse ära. Karkas on praegu, nagu näete, valmis. Las see saab valmis. Homme, ei, täna on mul selline plaan. Ma pikendan seda veelgi. Ma arvutasin selle septembri peale välja. Praegu mitte, praegu piisab meile selles suvel. Isegi siia ka, aga las need jäävad üllatuseks. Homme, täna teen ära ja siis näete. Septembri paiku panen selle koha täiesti kinni. Pärast seda tehakse siin telke ja muid asju pannakse kinni, lasen need ära teha. Enne talve algust. Septembris, oktoobris vaatan juba. Praegu tuli sellest väga korralik ja ilus asi. Mis siia saab? Katad selle kinni, vend. Siia, ostan ühe kiige. Need suured kiiged on ju olemas. 2 inimese omad näiteks. Sellise panen siia. Lilled, niped-näped asjad. Kuule, kiige võib ka rõdule panna. Ei, mitte selline kiik, mees. Need, millel on jalad, tead küll. Seda ma mõtlengi. Saame selle ka rõdule panna. Kui sa oled rõdu kontrollinud ja see on tugev, siis pole probleemi. Tegelikult oli minu soov selline. Ma ütlesin, et konteineri otsast oleks täpselt tasa. Kui tegime 4 meetrit, siis see tuli selle ukse keskele. See tekitas meile probleemi. Seda oleks pidanud tegema 5 meetrit, 5 või 6 meetrit, aga siis oleks pind väga kitsaks jäänud. Las see saab kõigepealt valmis, sõbrad. Praegu on karkass 10-st 10. Väga hea. Las see saab valmis. Paneme ka katuse peale. Pärast seda jääb see palju puhtam mulje. Ja nagu ma ütlesin, kui me kaunistused ja detailid alla paneme. Nüüd ei mahu kõik minu asjad konteinerisse ära. Siia lasen ma teha kapi või midagi sellist. Meil on siin päris palju tööd. Siin on vaja valgustust teha. Ma ei tea, torustik ja muu selline. Peame mööblit osta, paneme diivani, kõik saab puhtaks, kiik, igasugused vidinad, lilled ja muu selline. Teeme sellest kohast väga ilusa koha. Loodetavasti jõuan kuu lõpuks kõik valmis teha, kui jumal annab. Siia tuleb ka ilus valgustus. Olgu jõudu tööle. Kui teil on mulle soovitusi, mida siia teha või kuidas seda kohta kasutada, siis kirjutage kommentaaridesse, sõbrad. Kui mõni teie ettepanek mulle meeldib, siis võtan selle arvesse ja teen ära. Ehituse ajal ei saanud ma videot teha, sest tegelesin värvimise ja profimisega. Nende postide värvimine ja muu selline ei olnud võimalust. Võib-olla filmin täna, kui katus kokku panen. Pärast seda näete ise, vend. See tuleb veel korralikult ära värvida, aga praegu näeb see minu arvates lihtsalt super välja. Tasa ja targu teeme talu korda. Elektri tegime ära, vesi on ka olemas. Konteinerid ja eluruumid panime ka paika. Varjualuse tegime valmis. Puure parandasime ka ära. Muidugi on see suur talu. Töödest tuleb veel palju välja, aga kõigepealt teeme oma eluruumi korralikuks ja puhtaks. Samal ajal teeme ka loomade eluruume, nagu näete. Tahaksin, et siin oleks ilus ja elatav koht. Tahan suve hästi alustada, vend. Praegu teeme küll rasket tööd, aga suvel loodetavasti naudime siin väga mõnusalt. Ostame aiamööbli ja muud vajalikku. Kui jumal annab, saab siin kõik ilusaks. Nagu ma ütlesin, kui sul on soovitusi, jäta need kommentaaridesse, vend. Praegu on minu arvates siin kõik väga hästi. Tule siia, Sky. Hektor Baba. Kus mu lõvipoeg on, Kus mu ilus poeg on, Te ei türitse, eks? Hektor on ka tõesti väga ilus, mašallah. Mu poeg on nagu jaaguar. Vaata, Sky, vaata. Sky, sa ei püüa üldse nagu mees seista, poeg. Oota, mida see mees sulle tegi? Ole korralik. Saad Hektorit peksa, vaata. Nägid? Hektor ei hooli üldsegi. Hektor on tõesti väga väärikas, mašallah. Oleks kõik sellised. Sky otsib jälle tüli. Tule. Kas me lõpetame täna siin töö ära, Kõhkan? Kui me selle kinni katame, vend, siis toome Marasi ja Apollo siia. Ma tahan neid aeda vabalt lasta, vend. Ta hüppab. Siin on igal poolt vaadates 2 meetrit. Ta hüppab siit üle. Mida me sinna peale nüüd paneme? Midagi me peame tegema. Ma ei tea, vaatame. Mõtleme ja kaalume. Mida iganes suudame korraldada. Mine siit läbi. Mine siit läbi, ma tulen sulle järele. Me peame nad sinna lukustama, vend. Muidu pole lahendust. Seekord pole lahendust. Nad põgenevad, aga nad ei tohiks põgeneda. Me tegime Skyle nii tugeva koha, ta üritab neid hullumeelse jõuga väänata ja purustada. Ta ei püsi paigal. Kui ma ta kinni seon, kardan, et ta põgeneb.
kuule, meie hooldatavad koerad on kõik domineerivad tõud, tugevad ja karmid koerad. Need ei ole mingid kuldsed retriiverid ega muud sellised. Kui nad kaklevad, siis lähevad nad väga karmiks. Seetõttu pead sa neile midagi väga vastupidavat tegema. Nii paljude domineerivate tõude koos ohjamine on tõesti väga raske. Vaata, kes teeks sellist asja? Kus iganes maailmas kõige domineerivam koer on, ma tõin nad kõik siia kokku. Kes teeb seda, oli head? Kas nende juhtimine on lihtne? Hektor! Kuule, kus sa oled, ah? Mu ilus poiss, see mees on tõeline mees. Tõeline mees. Viid ära, Johan. Tõmbame Hektori kõrvale. Kuidas ta küll üritab seda kohta lõhkuda? Muidu tead küll, siit sai ikka 10 palli süsteemis 10 vend. Täiesti korralik ka veel. Kuule, vend, ei usu ära. Tõmba see lävi eest ära, tee ülalt suum sisse. Seal nurgas näed seda seina äärt. Eile Medusa põgenes sellest kitsast kohast, vend. See on ju imepisike. Kui kokku võtta, siis see koht. See on umbes 10 sentimeetrit, vend, vaata. Medusa põgenes sealt täiesti ära ja jooksis eile aeda, vend. Pärast seda tõime ta siia. Kõrvalpuuris me olime selle unustanud. Siis ta põgenes ära. Mis sa ikka teed? Näita mulle mu Ponžukit korra. Ponžuk! Mida sa teed, ilus poiss? Pahanduse tekitaja Ponžuk. Kus mu poeg on? Kus mu lõvi on? Mašallah sulle. Tule jälgime Mazlumi ja Jokkerit, vaatame, mis saab. Mazlum! Mazlum, Jokker! Neil on seal päris hästi. Kui ilmad veel natuke soojamaks lähevad, teen neile sinna ka varjualuse. See on puhas asi, saad aru. Las need 2 jäävad sinna, vend. Las nad jäävad puhtaks. Oota, pane see poolik sinna sisse. Näitame Odinile seda asja, mida Bella tegi. Pane poolik talle ette. Vaata nüüd. Selle puuri ka, ta läks siit läbi. Las ta imeb vee sisse. Tüdruk, miks sa selle koha ära määrisid, seina? Seina läks ka just hetk tagasi hoogu ja hullus, vend. Oota, las ma vaatan. Ei, poiss, on küll. Vesi polnud ju otsas, vaata järgi. On ju, eks? Ära hoia seda nii kaua all. Olgu, vesi on ju olemas, eks? Ära hoia seda nii kaua all. Sa annad selle tagasi muidu sellele asjale. Oota, las ta tõmbab vee korralikult sisse. Oota, seina, jookse nüüd. Jookse nüüd, mu tüdruk. Carlos, mis seis siin on, Carlos? Ulagas, Carlos. Ma just pesin selle ära, näed sa. Vann on ausad. Pole veel tundigi möödas. Kohe olid nad vend puurid segamini jäänud. Jookse nüüd, Aleksei. Aleksei, jookse. Millal sa ära põlesid? Kas ma pesen sind ka? Aleksei, kas sa tahad pesta? Tule jahutad natuke. Mašalla, minu tütrele, ära põlenud. Las mu tütar jahutab end. Aleksei, kas viin ka sind mere äärde, kullake? Aleksei tavaliselt väldib vett, aga seekord ei põgenenud vend. Tubli töö. Ausõna, ta ei põgenenud. Pane ka tema vesi valmis. Astanit kastame veega. Vaata seda Allahi psühhopaati. Täielik nuhtlus, vend. Tema pärast ei saa ma tema puuri puhastada. Psühhopaat, kao sinna laiski. Jookse. Olgu. Olgu. Jookse, poeg. Üks, jookse, me voristame, jookse. Nüüd vaata, vaata Bellat. Jumala psühhopaadid, need on veevaenlased. Muide, seda teeb ka Tšõtter. Kui ma rääkisin nüüd ka Tšõtteri puuri. Tema tees ka sama. Meie Rottweilerid on hullud, vend. Vaata siia. See on ta väga tore. Hommikul pesin ka asja ära. Vaata nüüd. Asja on rahulikult paigal. Vaata nüüd. Asja, kas peseme sind jälle, mu tüdruk? Asja, kas peseme sind? Vaata. Näed sa, asja seisab ka nii kenasti. Tubli minu tütreke. Las mu kallike jahtub korralikult. Las mu beebi jahtub korralikult. Ilmad on ju soojad, loomad kannatavad ja veel polegi päris palavaks läinud. Tulgu siis juuli-august. Tulgu
siis juuli, august, siis sa alles näed. kas on veel midagi, mida pesta? Destan. Destan, las ma pesen sind ära, jauta end. kuule, Destan. vaata. vaata. jahutage end korralikult. Tubli. Te olete hullud. meil pole ühtegi tarka koera. kõik on veidlikud, kõik kurat. huvitav, kas ta teeks sama ka mere ääres? kas said hästi jahutust? Aleks, tule, ma pesen sind veel kord, Aleks. tule. ma pesen ka Carlos. kuidas Carlos põgeneb? pane kinni, kõkan. pese ka Hektorit, pese Hektorit. Hektor põgeneb ju. vesi sai otsa, vesi. vesi sai otsa. pane kinni. nüüd on selle halvem pool see, et vesi sai otsa, midagi pole teha. täna mõtlesin, et näitan teile varikatust. loodetavasti saame selle töö õhtuks valmis. täna on meil jälle remonditööd käsil. Läheme nüüd nende puuride ja tubade juurde, vaatame, teeme neile uksed valmis. koerad kogume ka aegamisi kokku. kui tahate neist ka videot, kirjutage kommentaaridesse. remondi ajal filmin ja näitan teile ka, sõbrad. olge tublid, ma armastan teid väga. ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. hoolitsege enda eest hästi, nägemist! olge terved, mu sõbrad!